Vaid ühe ööga sai Hispaania linn Aafrika rannikul juurde inimesi, kelle arv oli võrdne 70%-ga linna elanikkonnast. 60 000 migranti Marokost murdsid üle piiri Hispaania eksklaavi Ceutasse. Sellest teatas isiklikult Hispaania linna linnapea Juan Jesus Vivas. Veel kord, 60 000 ebaseaduslikku migranti Marokost tungisid Hispaania linna Ceutasse. Kõigest ühe ööpäevaga. Vaid ühe ööga Hispaania Ceuta. Ainult ühe ööga Hispaania. Ühe ööga Hispaania Ceuta. Hispaania on juba toonud linnas sõjaväeüksused. On teada 10 inimeste hukkumisest ning Itaalia ähvardab selle kriisi tõttu peatada Schengeni kokkuleppe Hispaaniaga ja kiirustab oma piire suldema. Vaatame selles saates kõik järjekorras läbi, paneme asjad paika, mis linn see on, miks just praegu tormasid sinna 10 000 inimesed ja mis pistmist on siin Venemaal, kes samal ajal ootamatult elavdas majandussidemeid Marokoga, kust migrandid põgenevad. Aga annan kohe selle saate spoileri. Selles, mis praegu Hispaania linnas toimub, on süüdi Hispaania võimud ise, kes võtsid vastu väga kummalise seadusandliku otsuse. Minu nimi on Aleksei Betši, hakkame kõike lahti seletama. Ma selgitan kohe, mis toimub, miks see nii toimub, miks just praegu, kuidas see üldse juhtus. 60 000 inimest ühe ööpäevaga. Kujutage ette, kõike seda arutame, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal. Me liigume 300 000 tellija poole, seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Issa. Just ja jolles. Alo! Järgneb Subtiitrid tegi Dima Torsov. Aitäh vaatamast. Subtiitrid tegi Dima Torsov. Vaatamise eest. Järgneb eest. Siin ta on. Aitäh vaatamast. Aitäh. Me kõik oleme juba näinud uudiseid sellest, kuidas ühte Hispaania väikelinna ründavad praegu massiliselt ebaseaduslikud migrandid. Oleme näinud neid kaadreid piiri läbimurdmisest, kus 100 inimesed tungivad läbi ja täidavad selle Hispaania linna. Aga alustame kõige lihtsamast. Mis linn see Ceuta selline on ja miks tungivad sinna 10 000 migrandid nii vabalt? See on Hispaania linn, kuid asub mitte Hispaanias, vaid Aafrika põhjarannikul, otse Maroko territooriumil. See on Hispaania enklaav võõra riigi sees ja juriidiliselt on see Hispaania territoorium.
Koos naaberlinna Melillaga on need ainsad 2 kohta planeedil, kus Euroopa Liidul on maismaapiir Aafrikaga. See tähendab, et need linnakesed on ka osa Euroopa Liidust ja see on ametlik. Ceuta elanikkond on umbes 85 000 inimest. Kujutage ette, linnas, kus elab ametlikult 85 000 inimest. Mõne tunni jooksul siseneb sinna veel 60 000 inimest. See ei ole lihtsalt sissevool, sel linna tegelik ületäitumine peaaegu 2-kordselt. See on lihtsalt piiri läbimurdmine ja tegelik 60 000 inimese sissetung. Kui linnas on 85 000 elanikku, siis nagu te aru saate, on seal politseinike maksimaalselt vaid paar tuhat inimest, kes ei suuda kuidagi peatada 60 000 migrandi voogu, kes ühe päevaga linna tungisid. Ja oluline on mõista, et enne rünnakut koordineeris keegi neid inimesi kindlasti Marokos seespool. See ei olnud spontaanne piiriületus, vaid planeeritud aktsioon. Just praegu, sest Ceuta on eksisteerinud aastakümneid ja migrandid Marokost on ka varem sinna püüdnud pääseda. Põhjus on konkreetne ja juriidiline ning te võite olla üllatunud, kuid selles, mis praegu Ceutas toimub, on süüdi just Hispaania võimud. 8. juulil tegi Hispaania ülemkohus otsuse, mis keelas niinimetatud kohese tagasisaatmise. See tähendab, et piirivalvurid püüavad inimese kinni otse piiril ja saadavad ta kohe ilma igasuguste protseduurideta tagasi Marokosse. Varem tehti nii kõigi puhul, kes üritasid piiri ületada, olgu siis maa või mere kaudu. Kui piirivalvur tabas migranti, saadeti ta lihtsalt tagasi üle piiri. Tagasi Marokosse. Ehk siis mingit tseremooniat ei olnud. Püüti kinni, saadeti kohe tagasi, kõik, küsimus lahendatud. Aga 8. juulil Hispaania ülemkohus, aitäh vaatamast. Neid, kes ronivad üle füüsilise tõkke, näiteks üle aia, aga neid, kes tabatakse merel, kui nad üritavad ujuda, neid ei saa enam kohe välja saata. Ei, neil on õigus korralikule juriidilisele protseduurile, ehk piirivalvur peab võtma, vormistama, ajutiselt kuskile majutama, andma kõik vajaliku ja nii edasi. Ehk politsei käed on lihtsalt seotud. Nad näevad seda illegaalset sisserändajat, nad näevad seaduse rikkumist, näevad piiri läbimurret, näevad sissetungi. Aga uue seaduse järgi peavad nad nüüd selle migrandi vastu võtma ja talle abi osutama, selle asemel, et ta välja saata. Ja siin töötas kõige lihtsam loogika, mille salakaubavedajad, kes inimesi raha eest üle piiri toimetavad, kohe ära tabasid. Nüüd on seaduse mõttes turvalisem lihtsalt üle piiri ujuda, kui üle aia ronida. Siis loomulikult tormasid kõik vette ja katsete arv kasvas järsult kohe pärast otsuse välja kuulutamist. Kui varem registreeriti umbes 100 inimest päevas, siis 30. juulil ületas mõne tunni jooksul piiri juba 1000 inimesi ja 31 kuupäeva hommikuks oli neid juba 10 000. Ja selle saate salvestamise hetkeks oli ööpäevaga piiri ületanud üle 60 000 migrandi. Kuidas see füüsiliselt välja nägi? Inimesed ujusid üle Maroko linnast Fnidek, mis on umbes 5 kilomeetrit. Mööda vett, kummirõngastel, auto sisekummide ja muude käepäraste vahenditega ujusid ümber Tarahali ranna lainemurdjate ja tulid kaldale. Juba Hispaanias murdis osa inimesi lihtsalt piirdeaia väravad maha ja jooksis linna poole. Mõned jõudes Hispaania pinnale hüüdsid, elagu Hispaania! Politsei lihtsalt vaatas seda pealt. Kohalikud räägivad juba, et kui tõkked pärast südaööd maha murti, jooksid 100 inimesed mõne minutiga läbi avause. Ja kohalikud ettevõtjad hakkasid ise organiseeruma, et oma äri kaitsta politsei abile lootmata, sest politseid lihtsalt ei jätku. Ja selle piiri läbimurde hind on inimelud. Neljapäeval leiti 9 surnukeha, mistõttu viimastel kuudel Ceutasse jõuda üritades hukkulute koguarv kasvas 60 inimeseni. Mõned hukkusid Tarahali ranna lainemurdja juures tekkinud rüseluses. Võimude reaktsioon oli hilinenud. Hispaania saatis alles tänaseks hommikuks Ceutasse sõjaväeüksused. Armee peab aitama politseil korda hoida. Hispaania peaminister Pedro Sánchez ja siseminister Fernando Grande Marlasko lendasid isiklikult sellesse linna.
samal ajal keeldus keskvalitsus kehtestamast üleriigilist eriolukorda, kuigi kohalikud võimud just seda palusid. Hispaania siseministeerium teatas, et on juba saatnud tagasi Marokosse üle 25 000 inimese ning väljasaatmised toimuvad tempoga, kuulake nüüd, 150 inimest minutis. See tähendab, et tegelikult üritatakse neid taas lihtsalt välja tõrjuda. Maroko omalt poolt on samuti tugevdanud piirikontrolli, püüdes ära hoida uusi massilisi ületamisi. Nüüd sellest, miks selle episoodi tõttu türitsesid terved Euroopa Liidu riigid. Itaalia on juba karmilt kritiseerinud Hispaaniat. Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles, et kontrollimatu ränne ohustab Euroopa piire ja ei välistanud piirangute kehtestamist inimestele, kes saabuvad Itaaliasse Hispaaniast. Sisuliselt ähvardas ta peatada Schengeni lepingu kehtivuse just Hispaaniaga. Aga mis on Schengen? Lubage mul lühidalt meenutada. See on Euroopa ala, kus saab vabalt ilma passikontrollita ühest riigist teise liikuda. Ja selle konkreetse riigiga peatamine tähendab piiril passikontrolli taastamist. See tähendab ühe Euroopa Liidu peamise vabaduse osalist hävitamist. Itaalia välisminister Antonio Tajani läks veelgi kaugemale ja sidus selle Hispaania valitsuse teise otsusega. Asi ei piirdunud ainult ülemkohtu otsusega. See on hiljutine plaan legaliseerida umbes 500 000 ebaseaduslikku migranti, kes juba riigis viibivad. See tähendab, et Hispaania võimud ütlesid, kuulge, okei, te olete juba ebaseaduslikult riigis, olgu, me lihtsalt legaliseerime teid kõiki niimoodi, ühe tõmbega ja elage, töötage. Ja nii ongi. Tajani sõnul on see otsus sügavalt ekslik ja soodustab inimkaubandust, sest salakaubavedajad on sellised. Ja nüüd ongi peamine lihtsalt inimene Hispaaniasse toimetada ja siis Hispaania legaliseerib ta. Võlgu ei jäädud. Välisminister José Manuel Alisei Alvarez nimetas Tajani sõnu kohatuteks ja ütles, et ootab Euroopa Liidu partnerilt solidaarsust, mitte demagoogiat. Lisame, et Itaalia suursaadik kutsutakse ametlikuks protestiks välja. Isegi Valge Maja Washingtonis on juba sõna võtnud. Seal seostati Ceuta migratsioonikriisi Hispaania valitsuse poliitikaga. See tähendab, et sisuliselt toetati kriitikat eelkõige Pedro Sánchez aadressil. Donald Trump ütles, et kui ameeriklased novembris valimistel annavad oma hääle demokraatidele, ootab neid ees samasugune olukord nagu täna Hispaanias. Nüüd kõige huvitavam osa küsimusest, mida te ilmselt ootate. Mis pistmist on sellega Venemaal? Ja siin tuleb olla täiesti aus. Otsest seost nende kahe sündmuse vahel ei ole, kuid ajaliselt on märkimisväärne kokkusattumus. Samal päeval, 31. juulil, sai teatavaks, et Venemaa alustas sissevedu. Reutersi andmetel saabus Arktika sadamasse Murmanskisse Panama lipu all sõitev tanker, mille pardal oli umbes 30 000 tonni AI-92 bensiini, mis laaditi Maroko sadamas tankeris juba juuli keskel. Tarnijaks oli ettevõtte Lukoil. Bensiin on juba müügil Peterburi kauba- ja tooraine börsil raudteetarnega. Miks Venemaa üldse ostab bensiini välismaalt? Ma märgin, et Maroko on juba 3. riik pärast Saudi Araabiat, Indiat ja teisi tarnijaid. Tundub ju, et tegemist on nii-öelda bensiinijaama riigiga. Riigiga, millel on tohutud naftavarud, aga nüüd ostetakse bensiini isegi Marokost. Põhjus on lihtne. Ukraina droonirünnakud Venemaa naftatöötlemistehaste vastu ja need on rivist välja viinud suure osa nende tootmisvõimsusest. Bensiini tootmine riigis on langenud umbes 65%-ni tavapärasest suvisest tarbimisest. Sellest tulenebki kütuse puudus Venemaal ja sunnitud sisseostud, sealhulgas piiri tagant. Nüüd siis isegi Marokost, ehk jah, Venemaa hakkas tõesti koostööd tegema just Marokoga, selle riigiga, kust migrandid põgenevad Hispaaniasse.
Aga see on puhtalt äriline kütusetehing, mille põhjuseks on Ukraina rünnakud Venemaa naftatöötlemistehastele ja see ei ole kuidagi seotud migratsioonikriisiga Ceutas. Ja nende kahe sündmuse ühendamine üheks vandenõuteooriaks oleks ebaaus. Üks puudutab Hispaania kohtu otsust ja migrantide smugeldamist, teine aga Kremli naftalogistikat. Kuid kui Kreml näeb migratsioonikriisis võimalust Euroopa Liidu destabiliseerimiseks, siis ärge kahelge, Kreml kasutab seda võimalust kohe ära. Edasi, praegu pole selge, kas Hispaania kuulutab välja eriolukorra, kui migrantide voog ei peatu. Hetkel üritavad võimud seda migrantide voogu peatada armee abil. Itaalia võib tõepoolest peatada Schengeni kokkuleppe just Hispaaniaga, mis oleks pretsedent Euroopa Liidu sees. Nüüd on Maroko surve all kahest küljest. Hispaania poolt, kes palub rangemalt piiri kontrollida ja omaenda migrantide smugeldajatelt, kes jätkavad uue Hispaania kohtuotsuse puhul võimaluste otsimist, et saata Hispaaniasse võimalikult palju ebaseaduslikke migrante. See ongi see juhtum, kus ühe kohtuotsuse taga ühel ainsal seadusandlikul aktil võivad olla nii karmid tagajärjed. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal ja vajutage kellukesele ning ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoidke end ja kõike head!